Oleme siin palunud küll, aga ma arvan, et see ei tee paha veel kord ennast häälestada. Isa, ma tänan sind, et sinu vaim on siin paigas, sinu püha vaim on meid õpetamas. Isa, anna inimestele täna tarkuse, ilmutuse vaimu sinu tundmises. Isa, et me kasvaksime sinu tundmises, mõistaksime sinu plaane. Ja isa, ava mulle sõna uks, et rääkida neid asju, mis sina oled valmis pannud. Ja isa, et sinu arm võiks tulla esile. Isa, ma tänan, et su võimine võiks tulla esile ja muuta ja vormida meid. Jeesuse nimel, isa, ma tänan sind selle eest, mis sa teed. Amen. Amen. Kiitus Jumalale. Ma räägin edasi takistustest tervenemise tee peal. Ja ma tean, ma olen tervenemisest rääkinud enamasti rohkem tervenduskoolis, aga mul tuli südames just seda rääkida ka pühapäevastel koosolekutel. Ja sellepärast, et see on teema, mis vajab taas uurimist. Ma tean, Jumal on andnud selle nagu visiooniga meil sellest väga palju õpetada ja rääkida. Ja ma usun, et Jumal tahab seda igal pool tegelikult, et see igas koguduses saaks räägitud, aga see on asi, mida meie koguduses kindlasti sa kuuled palju rohkem kui võib-olla kõikjal mujal isegi. Aga ma usun, et see on kindlasti ka põhjusega, sest seda on piiblis päris palju. Ja kogu see õpetus lähtub ühest nägemusest, mitte minu enda poolt saadud nägemusest, vaid Kenneth Hagin ta on sellest mõningatest erinevates raamatutes rääkinud, aga üks raamatutest, mille nimi on ma usun nägemustesse või inglise keeles I believe in visions. Ta räägib seal ühest nägemusest, avatud nägemusest, kus siis Jeesus ilmus talle, kui ta ise oli haiglas pärast seda, kui ta oli kukkunud ja vigastanud oma vist ühte küünarukki vist. Ja kui Jeesus tuli talle nii-öelda, vist mingi hommikuselt ajal vist tuli lihtsalt sinna ruumi nähtaval kujul täiesti sisse ja rääkis ta ka päris pikalt tervenemisest, siis selle sees Jeesus ütles ühe huvitava asja. Ma tsiteerin siis nüüd seda raamatut. Ütleb, Jeesus ütles mulle, minu täiuslik tahe on, et mehed ja naised naudiksid jumalikku tervenemist ja jumalikku tervist. Kui paljud on nagu sina ning elavad üksnes minu lubavas tahtes. Seetõttu on raskustel lubatud nende ellu tulla. Teised on usus nõrgad, nende usk ei ole piisavalt tugev, et vastu võtta tervenemist, mis neile kuulub. Mõned isegi ei tea, mis neile kuulub. Nüüd, täna ma hakkan tegelema ühe teise osaga sellest samast, mis Jeesus siin selles kontekstis ütles, siis peame meeles, see ei olnud ainult Kenneth Haginile räägitud, see on ka meie jaoks oluline. Ma ei ürita teda kui isikut kuidagi ülendada, aga ma usun, et tal on oluline roll olnud Kristuse ihus tegelikult ja Jumal on meid väga palju ka õpetanud ja mõjutanud tema teenistuse kaudu. Aga just, et vaata vahel kristlased, miks see tervenemine ei ole sündinud nende elus, on see, et nad tegelikult on usus nõrgad. Nüüd mitte see, et neil puudub üldse usk, vaid see usk on liiga nõrk, et see võiks kohale jõuda. Ja me ka mõtleme, kas me otsime keelt ühe kirjakoha kõigepealt välja. Ja lähme Markuse evangeeliumi esimesse peatükki. Eelmine kord kasutasin seda kirjakohta ja ma tahan seda veel uuesti lugeda. Ja 40. salmi. Aga kuna mul on mahult üsna palju täna rääkida, siis ma ei loe sulle kohe siis selles samas tõlkes, mis sina loed, vaid ma loen kasutades seda sama passion tõlget. Nagu sa oled aru saanud, mulle on see üks minu lemmikuid kujunenud. Sest see on päris huvitav tõlge tegelikult inglise keeles. Ja see ütleb niimoodi 40. salmis. Sa võid jälgida, mismoodi sul seal kirjutatud on. Ühel korral tuli üks pidajatõbine, langes Jeesuse ette ja anus oma tervendamist, öeldes, sul on vägi mind kohe terveks teha, kui sa vaid tõesti tahad. Sügavalt liigutatuna õrnast kaastundes sirutas Jeesus käe, puudutas pidajatõbise nahka ja ütles talle, muidugi ma tahan, et sa saaksid terveks. Saa nüüd puhtaks. Kohe kadusid tema pidajatõve haavad täielikult ja tema nahk muutus siledaks. Niisiis, Jumal tahab, et sina võiksid olla kogu oma eluaja terve. Absoluutselt mis iganes haigustest. Selle haiguse nimi võib olla mis iganes, on see isegi vahetevahel mõni ütleb, et mingi allergia või mingi väike asi, see otseselt ei sega. Jumala plaan on, et sa võiksid sellest ka terve olla. Ükskõik mis laadi see on, mõni ütleb, aga see on kaasa sündinud asi. Jumal tahab, et sa võiksid sellest terve olla.
siin ei ole vahet. Mõni ütleb, aga see on pärilik asi. Jumal tahab, et sa võiksid sellest terve olla, sest sa oled vabastatud. Amen. Sa oled ka vabastatud nendest haigustest, isegi mis sa oled nii-öelda pärilikult kaasa saanud. Jumal tahab, et sa võiksid olla terve. Tema annab andeks kõik sinu pahateod ja parandab kõik sinu vigadused. Laul 103 räägib sellest. Ja siis kõikidest haigusest tahab, et sa võiksid terve olla. Ja see on oluline, et me seda usume. Nüüd, kui me vaatame erinevaid lugusid Piiblis, kus siis Jeesus teeb haigeid terveks, ja neid lugusid on 19 tükki Piiblis. Nüüd see number võib kõikuda selles mõttes, kuidas sa neid loed. Kas sa loed sisse need lood ka, kus aetakse kurjad vaimud välja või ei loe sa neid sisse. Ja ma ütlen siis, neid üksikuid lugusid tähendab, kui siis konkreetselt üksik inimene sai terveks ja seda on piirjeldatud detailselt lahti. Meil on päris palju selliseid lugusid ka, kus öeldakse, et Jeesus tervendas ja paljud inimesed said terveks või hästi palju või suured rahvahulgad. Neid ma otseselt ei loe, ma mõtlen neid üksiklugusid, kus siis on räägitud lahti, kes see tuli Jeesuse juurde ja mida ta tegi, mida ta ütles ja mida Jeesus ütles, mida iganes. Ja neid on 19 tükki ja see number võib, siis ma mõtlen, et võib kõikuda selles mõttes, kuidas sa loed neid. Aga selle numbriga ma juurde jääda. Ja kui sa hakkad lugema neid lugusid, nüüd ma täna sulle kindlasti neid kõik 19 tükki ei suuda sulle ette lugeda. Ma olen kunagi tervenduskoolis tegelikult kõik läbi käinud ka ükshaaval. Aga kui sa hakkad neid lugema, siis ma teen sulle sükest, mitte statistikat, aga lihtsalt mõningad näited sendest. Sa ei pea isegi otsima, kuna ma puudutan neid kirjakohti pikemalt pärast hiljem. Ja ma ütlen küll numbri ette, et sa teaksid, kui tahad. Mattuse 8.13 Jeesus ütleb siin sõjapealikule, mine nagu sa oled uskunud, nõnda sündigu sulle. Siis Markuse 5.34 ütleb Jeesus veritõbise naisele, tütar, sinu usk on sind aidanud, mine rahuga ja ole terve oma vaevast. Siis Markuse 10.52 ütleb Jeesus pimedale Partimusele, mine, su usk on sind aidanud. Ja seda maid nägi ta jälle ja järgis seda teekonnal. 10 pidaitõbist sai üks neist, kes tuli tagasi, oli saanud ka terveks. Talle öeldakse niimoodi ja ta ütles temale, tõuse üles ja mine, su usk on sind aidanud. Siis on sürofüüniike naine, kes tuli oma tütre pärast Jeesuse juurde ja temale öeldakse, oh naine, su usk on suur, sulle sündigu nõnda, kuidas sa tahad. Nüüd see nimekiri ei piirdu neil nende fraasidega. Ja vahetevahel mõned või küsivad, nagu, et mida Jeesus nagu rõhutas seoses tervenemisega, mis ta pidas väga oluliseks. Juba neid fraase lugedes järjest, ma arvan, et sa saab pihta selle. Paljud inimesed arvavad seda, et Jeesus rõhutas seda, et me peaksime paluma, et Jumal, kui see on sinu tahtmine, et see inimene saaks terveks, no tee ta siis terveks. Kas sa märkad, et Jeesus seoses tervenemisega mitte kunagi midagi sellist ei ütle? Meil on üks kirjakoht, kus ta palub, isa, mitte minu tahtmine, vaid sinu tahtmine sündigu. On ju nii? Meil on olemas, Mattuse evangeeliumi lõpus näiteks on see olemas, teistes evangeeliumites ka. Aga kas sa märkad, ta ei tegele seal tervenemisega, vaid ta palub selle pärast, ehk ta põhimõtteliselt ta pühendab ennast Jumala tahtele, et seda teha. Ta tegelikult ei küsi, kas see on Jumala tahtmine, vaid ta ütleb seda, et kui see on Jumala tahtmine, siis et ma olen valmis sellele pühenduma tegelikult. Nüüd kunagi seoses tervenemisega ta ei küsi, kas äkki see on Jumala tahtmine, sest et see on paika pandud. Nüüd vahetevahel inimesed ei ole seal pihta saanud, mis on oluline seoses tervenemisega. Ja me näeme kõige rohkem ja kõige põhilisem tegelikult. Kogu aeg Jeesus rõhutab tervenemisega seoses usku. Ja sa võid leida enamus nendes lugudes. Mõndas lugudes sa võid nii-öelda konteksti põhjal aru saada, et usk oli väga oluline. Enamuses neist on mainitud väga selgelt see ja on mõned lood muidugi ka, kus me näeme, kus inimene saib ka vaimuaini kaudu terveks, kus nende usust otseselt ei räägita. Aga see on rohkem erand kui reegel. Üks nendest näiteks on see, kus on Petsata tiigi ääres see mees, kes oli seal haige ja vist kas 38 aastat lausa olnud või palju iganes oli. Ja tema saab terveks ja seal ei räägita usust midagi. Ta lihtsalt ütleb, et võtta oma voodi ja mine ja kõnni. Aga me näeme teistes lugudes
on kogu aeg, Jeesus räägib nende inimeste usust. Nüüd, kui me tahame näha tulemusi ja tahame näha tervenemist sündimas, siis mida me peame rõhutama seoses tervenemisega? See on sinu usk. Amen. Ja kui me näeme piiblis, et see inimene, või üks või teine inimene sai terveks sellepärast, et tema uskus, siis Jumal ei tee vahet isikute vahel, siis ka sina võid oma usku kasutada ja saada terveks. Amen. See ei ole midagi ületamatut, see ei ole midagi rasket, see ei ole midagi keerulist, see ei ole midagi, ma ei tea, mis iganes veel moodi sa võid siia öelda, see on midagi sellist, mis töötab sinu jaoks ja sul on aja sellele pihta saada ja see töötab sinu jaoks. Amen. Nüüd, enne kui me lähme nende lugude juurde, käime paar tuttud kirja kohta läbi ja vaatame minuga koos Heebrea kirja 11. peatükki. Nüüd sa oled märganud võib-olla seda, et ma kasutan enamasti 68. aasta tõlget. Osalt sellepärast, et kui ma olin noorem kristlane, siis see tõlge meil ainsana oli. Ja sellepärast ma selle juurde jäänud olen ja nii-öelda ära harjunud sellega. Ja nüüd, milline on nüüd parem, kas see uus või vanem, seda on väga raske hinnata, see sõltub, mis kohad ja mis moodi on tõlgitud. Ja Heebrealastele 11.1 ütleb niimoodi. Aga usk on kindel usaldus. Äkki teeks nii, et me teeks ta lahti, sest et meil tuleb sealt sooja sisse vist minu meelest rohkem, kui tuleb sealt külma. On juba või? Okei, no vaatame. Nii. Aga usk on kindel usaldus, siis selle vastu, mida oodatakse ja veendumus selles, mida ei nähta. Niisiis, millega tegeleb usk? Nende asjadega, mida me ei näe. Ma loen sulle laindatud tõlkes ja see on Heebrealastele 11.1 siis. Ta ütleb nüüd usk on loodetavaste asjade olemasolu veendumus, tõestus, omandiõigust kinnitav akt, olles tõestus asjade kohta, mida me ei näe, veendumus nende asjade reaalsusest. Usk tunnetab tegeliku faktina seda, mis ei ole ilmutud meie meeltele. Nüüd see on üsna keeruline, see kõlab võib-olla, aga ma toon sulle paar olulist elementi välja. Mulle meeldib väga see fraas, omandiõigust kinnitav akt. Nüüd see on keeruline, võib-olla kõlab, aga kui sa oled kunagi ostnud kas korteri või maja või midagi, mis iganes, mingisuguse kinnisvara, ja tegelikult põhimõtteliselt ka, kui sa isegi auto ostad, siis see ka sisuliselt on. Tänasel päeval ka enamus neist asjadest tehakse kõik digitaalselt, aga nüüd kui sa, ütleme, üks viimastest korteritest, mis me ossime, ma mäletan, me ikkagi tegime seda paberkujul või notari juures veel. Läksime sinna notari juurde, sinna laua taha ja siis ta andis need pikad dokumendid meile kätte ja mis iganes ja siis ta luges neile meile ette ja selgitas lahti ja siis me pidime selle alla kirjutama ja siis see nii-öelda loeti, mis asja, see loeti meie omaks. Ja nüüd see sama paber, mis iganes tol hetkel siis oli, see sükene, seda oli ikka päris mitmeid lehekülgi. Sellest anti meile koopia ja meil oli selle kohta ka, nüüd see korter kuulub meile. Miks pärast? Sest mul on selle kohta see omandiõigust kinnitav akt olemas. Amen. Nüüd Sander teab kindlasti neid asju väga hästi. Nüüd see on üks asi ja tegelikult, nüüd kui sinul on usk, siis tähendab seda, et sul on ka seesama akt selle kohta, sul on kindlus, see tervenemine on minu oma. Nüüd sul ei pruugi olla füüsilist mingisugust paberit selle kohta. Mõnes mõttes piibel on sinu füüsiline paber või kui ta on digitaalne, aga see on siiski, selles mõttes, et sul on usk, on see sama paber. Mul on kindlus ja veendumus, see on minu oma. Nüüd, kui see usk on sul olemas, siis sul on see akt olemas. Minu oma on see. Nüüd see on vaimne asi ja me peame sellele pihta saama, et see on midagi sellist, mis töötab meie kõigi jaoks. Nüüd vaatame neid erinevaid lugusid ja nüüd see, mis ma tahan näha, kui sa seda loed minuga koos neid lugusid, need võiksid sulle tuttavad olla, on see sama just, et sa näed seda sama usu elementi, kuidas usk töötas, kuidas see toimib ja mida sina saad teha, et sinul võiks olla samasugune usk.
Ja lähme Mattuse evangeeliumi 8. peatükki ja 5. salmi. Ja siin on siis üks lugudest, kus siis Jeesus toob välja isegi selle veel, et sellel inimesel oli suur usk. Ja Mattuse 8.5 ütleb niimoodi. Aga kui Jeesus saabus Kapernauma, tuli tema juurde sõjapealik, palus teda ning ütles: Issand, minu poiss on kodus halvatuna maas suures valus. Jeesus ütles temale: ma tulen ja teen ta terveks. Aga sõjapealik kostis ja ütles: Issand, mina pole väärt, et sa mu katuse alla tuled, vaid ütle ainult sõna, siis mu poiss paraneb. Sest ma isegi olen inimene valitsuse all ja minu käsu all on sõjamehi. Ja kui ma ütlen ühele mine, siis ta läheb, ja teisele tule, siis ta tuleb, ja oma orjale tee seda, siis ta teeb. Kui Jeesus ta kuulis, imestas ta ja ütles neile, kes seda järgisid: tõesti, ma ütlen teile, mitte üheltki Iisraelis ma ei ole leidnud nii suurt usku, ent ma ütlen teile, et paljud tulevad idast ja läänest, istuvad lauas Abrahami, Iisaki ja Jaakobiga taevariigis, aga kuningriigi lapsed heidetakse välja kõige äärmisesse pimedusse. Seal on ulumine ja hammaste kiristamine. Ja Jeesus ütles sõjapealikule: mine, nagu sa oled uskunud, nõnda sündigu sulle, ja tema poiss sai terveks sel samal tunnil. Nüüd üks asi, mis nende lugude juures on hea meeles pidada. Kes määras selle, et see ime sünnib? Kes otsustas selle, et see ime sünnib? Mõni ütleb, et no Jeesus otsustas. Kui sa vaatad seda lugu, siis tegelikult see ei olnud Jeesus. Sest kas sa märkad, mida Jeesus ütleb? Mine, nagu sa oled uskunud. Nõnda sündigu sulle. Tähendab seda, et me näeme see, kas sina saad terveks, kas sina käid tervises, ei sõltu Jumalast. Mis asja sa nüüd ütlesid? See tähendab seda, et Jumal on juba oma osa teinud. Ja nüüd see, et see sinu jaoks sünnib, sõltub sinust. Nüüd vaata vahel mõndale inimestele ei meeldi sükene jutt, et ütled, sa paned mind süütund alla, sa paned mind hukkamõistu alla, sa paned mind vastutusele. Vaat see ongi see üks probleem, et inimesed ei taha võtta vastutust. Nüüd mina näen selles hoopis ühte teist asja. Mul meeldib kasutada sellist väljendit, et jäme ots on minu käes. Ma ei ole, nagu öeldakse, kuidagi lihtsalt apaatselt ootamas või lootmas, et oleks tore, kui see asi läheks paremaks. Vaid Jumal on andnud mulle võimaluse, mina võin määrata ja otsustada, mis minu elus sünnib. Kas ma käin tervises, kas ma elan tervena, ma võin seda määrata. Mina võin selle paika panna. See ei ole see, et ma ei ole ootamas Jumala taga. Jumal, millal sa ükskord teed, millal sa ükskord toimub? Jumal, miks see veel ei ole toimunud? Ei. See on see, et mina võin selle paika panna. Ta ütleb, mine, nagu sa oled uskunud, nõnda sündigu sulle. See, mida mina usun, see on see, mis mulle ka sünnib. Amen. Nüüd, kui sa vaatad siin, on üks väga mitmed olulised elemendid. Nüüd, kui see sõjapealik tuleb Jeesuse juurde, siis ta ütleb huvitava asja siin. Et ütleb, et siis tema poiss, siis me saame aru tegelikult see poiss, kellest ta räägib, ta ei ütle tema poeg, vaid see on tema sulane, kes on nagu teenimas teda või teener. Ja ta ütleb, et ma ei ole väärt, et sa mu katuse alla tuled. Nüüd ma igaks juhuks käin selle korra üle. Sest vaata vahel mõned inimesed mõtlevad, näevad sükest fraasi, ma pean ka vist seda ütlema, ma tahan ka hästi alandlik olla. Jumal, ma ei ole väärt, et sa seda mulle teed või ma ei ole väärt, et sa seda, kui ma teed. Muuseas, see ei ole korrektne. Kuidas see ei ole korrektne, aga tema ütles ju nii. Nüüd tark on teada, miks ta seda ütles. Ta ütles seda sellepärast, et tal ei olnud vana lepingu järgi lepingut Jumalaga, ehk siis ta ei olnud juut. Ta ei olnud osa sellest vanast lepingust ja tal ei kuulunud vana lepingu tõotused. See on see põhjus, miks ta ütleb, et ma ei ole väärt. Aga sellegi poolest tal oli võimalik usu läbi nendele ikkagi ligi pääseda. Tänasel päeval meile kuuluvad need lepingu tõotused ja meil on ka võimalik usu läbi ligi pääseda. Ja ta rääkis tegelikult sellest positsioonist, milles tema oli.
tol hetkel. Ja sina pead ka rääkima millest, ka sellest samast positsioonist, mis sina täna oled. Isa, sa oled mind teinud väärtuslikuks. Sa oled mind teinud nii-öelda uueks looduks Kristuseks Jeesus. Ja sina oled öelnud, et ma olen väärt, et ma võiksin sellest osa saada. Mitte tänu oma tegudele, mitte tänu oma tublidusele, vaid Jeesus on mind teinud vääriliseks. Amen. Nii, ära seda järgi korda. Üks tarkus ka, alati on, kui sa loed midagi piiblist, siis uuri välja, miks inimesed teatud asju räägivad. Vahest mõned inimesed tsiteerivad pimesi piiblist mingeid asju ja asju, mida inimesed ütlevad ja nad ei uuri ja ei süvene, miks need inimesed neid asju rääkisid. Mõndele inimestel meeldib Hiobi raamatust tsiteerida asju, mida Hiob ütles. Näiteks, kui teda suured õnnetused ja hädad olid tabanud, siis nad ütlesid, Jumal on andnud, ütles tema, Jumal on andnud ja Jumal on võtnud. Ja siis mõned inimesed mõtlevad ka, nagu vaata, mul juhtus ka midagi sellist halba ja negatiivset ja mis iganes, siis ütlevad ka, et Jumal on andnud ja Jumal on võtnud. Aga äkki oleks tark kindlaks teha, miks ta seda ütles? Põhjus oli selles, et ta ei teadnud, kes olid talle põhjustanud need probleemid. Sest see sama Hiobi raamat räägib meile seda nii-öelda nagu taustal toimuvat asja, seda, mida Hiob ei näinud, mis oli vaimses maailmas. Ta räägib sellest, kuidas kurat läks ja lõidega haigustega, kurat läks ja põhjustas neid erinevaid õnnetusi, hädasid. Siis me võime juba sealt raamatust lugedes aru saada, et midagi ei klapi siin. Et siin ei ole see, et Jumal on andnud ja Jumal on võtnud. Jumal ei olnud see, kes võttis. Midagi on, see mees ei ole milliga kursis. Ja kui sa hakkad veel uurima, siis sa avastad seda, et Hiob ei teadnud üldse kuradi olemasolust. Ja kahjuks pani kõik selle nii-öelda nagu Jumala süüks, mis oli toimunud. Nüüd aga hiljem, kui ta küll isegi sellest ei saanud päris alugi, isegi kogu selle asja loo lõpuks, aga ta sai aru sellest, et nagu oleks, et ta ei mõista kõiki asju. Ja Jumal on see, kes on õiglane alati. Ja ta seab oma asjad korda ja tema asjad saavad nii-öelda õigesse kohta ja Jumal on see, kes õnnistab teda, ta saab terveks, ta saab õnnistatud topelt mitmekordselt ja Jumala soosing on tema elus ja kõik saab taastatud ja kahekorristatud veel ka lisaks sellele. Amen. Nüüd mõni ütlevad, ma olen ka vist kannatamas nagu Hiob. Palun väga, siis võta see sama lõpuosa, mitte see vahepealne osa. Kui oled kannatamas nagu Hiob, siis sa saad kõike kahekordselt, sa saad topelt õnnistatud, amen, sa saad käia täies tervises, amen. Isegi kui sul on mingid probleemid ja asjad, mis sind on tabanud. Et see on see sama, et tark on lugeda piiblis, miks räägitakse asju ja mitte lihtsalt pimesi midagi järgi korrata ja öelda ja mis iganes ja arvata, et see ongi nii täpselt. Nüüd lähme tagasi selle sõjapealiku juurde. Nüüd ta ütleb edasi 8. salm, aga sõjapealik kostis ja ütles, issand, mina pole väärt, et sa mu katuse alla tuled, vaid ütle ainult sõna, siis mu poiss paraneb. Nüüd me näeme see, mida ta nimetab suureks usuks, sellele mis omane, see, et ta usub ainult öeldud sõna. Seda, et kui Jumal on öelnud midagi oma sõnas, siis see ongi nii. Ja nüüd ta mitte lihtsalt, et tore teada, ei, see on nii. Sest me näeme, mis lõpus Jeesus teeb, ta ütlebki ainult sõna. Ja kui ma lähen kohe see lõpul nagu vilksamisi tagasi, 13 salm ütleb, Jeesus ütleb sõjapealikule, mine nagu sa oled uskunud nõnda sündigu sulle. Nüüd see poiss ei olnud seal samas kõrval. Seal haigena ja valudes või valavikus, mis iganes. Teda ei olnud seal. See sama sõjapealik seisab seal ja Jeesus ütleb talle, mine nagu sa oled uskunud, nõnda sündigu sulle. Kas ta näeb midagi seal toimumas? Kas ta kuuleb, kas tal on mingisugunegi nii-öelda loomulik asi, millele saab nii-öelda oma silmad suunata või mingi fakt, mis talle nii-öelda välises mõttes kinnitaks, et see on nüüd nii? Tal ei ole seda. See ei olnud tol ajal ei mobiiltelefoni, mitte mingisugust sidevahendeid, et helistaks ja küsiks nüüd poisi käest, et kuule, kuidas sul on või mis iganes. Ei, ta pidi uskuma seda, et Jeesus ütles mine. Ja see oli tema jaoks piisav. Kui Jumala sõna on ütelnud, sa oled terve, siis see on kõik, see on piisav.
Nüüd see ongi sama suur usk, kuidas ma niimoodi võin uskuma hakata. See ongi sama, kui sa võtad Jumala sõna ja sa mõtiskled selle üle ja sa räägid seda järjepidevalt välja, mõtiskled ja räägid selle, siis mingil hetkel sa oled selles samas kohas, kus sa võid öelda, Jumala sõna on just täpselt nii. Kui Jumala sõna ütleb Jeesuse haavade vermete läbi, ma olen terveks saanud, siis see ongi kõik. Mul ei ole vaja mitte mingit muud tõestust, aga kui see räägib näiteks minu ihust, siis ma ju võib-olla tunnen seda valu edasi ja arsti diagnoos on ju ikkagi veel sama ja mis iganes, ma ei ole ju terveks saanud. Nüüd see ongi sama asi. Usk on kindel usaldus selle vastu, mida oodakse, veendumus selles, mida ei nähta. Sa ei näe seda oma füüsilises ihus sel hetkel, aga sa usud, et see on sinu oma. Sul on see sama omandiõigust kinnitav fakt või see fakt, akt on käes. See tervenemine on minu oma. Haigete peale nad panevad käed ja need saavad terveks. Vast inimesed ütlevad, et kuule, kas sina ei ole näinud neid lugusid või situatsioone, kus kogudustes palvetakse inimeste eest ja pannakse nende peale käed ja nad ei saa terveks? Muuseas, Jumala sõna ütleb, et nad said terveks. Kus sa tahad nüüd eitama hakata? Ei, ma ei räägi eitamisest. Iva on selles, meil on vaja uskuda, et me võtame selle tervenemise sel hetkel vastu, kui meie peale pannakse käed. Amen. Aga äkki ma näen muutust või ei näe muutust, kas see on tähtis või? Sa usud, et sa oled selle saanud. Jeesus õpetab meile ka usupalvest, ütleb kõik, mida te palute, anute, uskuge, et te selle olete saanud ja siis see saab teile. Meie tõlgedelt vist tõlgib, et uskuge, et te selle saate, aga tegelikult, kui sa jälgid seda, see sama on tegelikult nii-öelda toimunud faktile. Või üks tõlge ütleb ka, et uskuge, et te võtate selle vastu. Ma usun, see vägi tuli minu ihusse. Kus sa tead seda? Jumala sõna ütles. Haigete peale nad panevad käed ja see tervenemine vägi tuleb minu ihusse sel hetkel. Kas ma näen muutust pärast seda, kas ma näen lahendust selles olukorras või ei näe, see on minu. See on minu sel hetkel. Sel hetkel see haigus kaob, need sümptomid kaovad. Amen. See on minu oma. Ma usun, ma võtan selle vastu, see on minu oma. Ja nüüd see sama mees otsustas uskuda, Jeesus ütles mine. Ja tema jaoks oli see paigas. Nüüd meil on siin toodud nii-öelda nagu kirjeldus, mida ei olnud silmaga nähtav. Aga mis nagu öeldakse, mis evangeelium see meil on? Matteus, ja. Matteusele Jumal loomulikult ilmutas ilmselgelt, et kui see sõna sai välja öeldud, ta ütleb, ja tema poiss sai terveks sel samal tunnil, see on vanem eesti keel, see tähendab siis sel samal hetkel. Kus tema seda teadis? Ta pidi seda üle loomulikult teadma, sest ühtegi tõestust füüsiliselt seal selles kohas ei olnud neil. Aga miks pärast see niimoodi sündis? Sest et ta uskus, et see on nüüd. Nüüd see ongi seesama see suur usk, mis usub ainult lihtsalt kirjutatud sõna või öeldud sõna võib ka olla selles mõttes. Sellest tal piisab. Mitte mingisugust füüsilist tõestust ei ole vaja. Ma usun, see on minu. Jeesus ütles, mine. Ja kujuta ette selles ainsas fraasis, kui Jeesus ütleb, mine, on tervendav vägi, et saada terveks. On see sama fraas, mine. Mine. Jumala sõna on nii hämmastav ja see mahub sellesse samasse meie eesti keeles siis 4 tähte. Lihtsalt mine. Inglise keeles vist on go. 2 tähte. Mine. Ja selles on vägi, et terveksin teha. Selles samas ühes ainsas fraasis, ühes ainsas sõnas, mine, kiitus Jumalale. Sul ei ole üldse palju vaja selleks, et tervena minna koju. Amen, ma võin sulle ka öelda, mine, kiitus Jumalale, sa otsustas uskuda ja sa lähed. Sa ära veel minema hakka muidugi. Ma tahan ikka jutluse lõpule rääkida. Aga sellegi poolest, see on hämmastav ja see ongi see, mismoodi usk töötab. Sa lihtsalt usud seda. Amen. Mine, nagu sa oled uskunud. Jällegi, küsimus on selles, mida tema uskus. Ja kui tema uskus seda, siis tema sai seda. Sinu tervenemine on sinu käes, sinu suunata ja sinu otsustada ja sinu määrata. Amen. Ja see on hea uudis, mitte halb uudis.
Inimestele ei meeldi vahest vastutus või meeldi, et minul on võimalik midagi teha selleks. Nad tahaksid, et see oleks ikka, et Jumal kunagi teeb ja me ei tea, millal ta teeb ja võib-olla ta teeb ja varsti ta teeb ja ei, me tahaks kõik lükata tema kraasse, aga me näeme, kuidas Jeesus toob selle kogu aeg selle peale, mida sina oled uskunud, mida sina oled teinud ja see on see, mida Jeesus rõhutab nendes tervenemise lugudes. Ta ei rõhuta seda, et nagu, kui Jumal tahab, siis ta teeb sind terveks ja kui ei taha, siis me ei tea, kuidas sellega saab. Ei, ta ei ütle mitte midagi sellist. Ta ütleb, mida sina usud, see sünnib sulle. Vaatame Markuse evangeeliumi 5. peatükki. Ma tean, et lood on tuttavad ja nad peavadki sul tuttavad olema. Markuse 5:25. See on ühe teise loo nagu vahel, aga see on hea siin niimoodi just lugeda välja. Ta ütleb, ja seal oli naine, kes oli 12 aastat olnud veritõves ja oli saanud palju kannatada mitme arsti all ning oli kulutanud kogu oma vara, ilma et ta oleks mingit abi saanud, kuna haigus oli läinud veel pahemaks. Üks asi ka veel. Ma ütlen selle siia välja lihtsalt täpselt nii, nagu ta siin kirjas ka on. Sa pead, nagu öeldakse, järgima oma südant, eriti kui sina ka lähed arsti juurde, et sa ei kannataks nende arstide all. Täpselt nii ma just ütlen, nagu see kõlab siin. Kahjuks alati arstiteadus ei ole tegemas seda positiivset, mis ta peaks tegema. Kahjuks ka vahest isegi arstid on kirjutanud mitmetele asjadele alla, isegi nendele lubadustele või niinimetatud tõotustele, aga tegelikult need ei vasta sellele. Millel ma vihjan? Toome ühe asja siia vahele, see ei tee üldse paha teada. Ma arvan, et sa oled sellega kursis ka. See näiteks arst, kes teeb aborti, ta rikub tegelikult sellega väga selgelt ühte konkreetset asja, mille ta on alla kirjutanud, et ta kunagi ei põhjusta kellegi surma. Amen? Et selles mõttes nad heiravad sageli neid asju, see on hoopis omaette teema küll, aga teise külje pealt ka jälgi oma südant, ka mulle, kui mingisugune diagnoos antakse või asjad määratakse sulle midagi taolist ja katsu oma südames, kas see on see õige ja hea asi, mis on vajalik sulle. Mitte see, et me peame kõike halba mõtlema neist ja midagi taolist, aga just seda, et sa ei pea nagu öeldakse pimesi kõike tegema ja pimesi kõike alla neelama. Amen. Sest kahjuks kogu selles süsteemis on palju ka pettust ja valesid ja ka raha on seda mootorit käimas. Sest see on tohutu suured summad, mida meie firmad, kes toodavad ravimeid, saavad nende asjade pealt ja väga paljud neist on niimoodi püsti ehitatud just, et nagu öeldakse, anda sulle üks ravim ja hakkaksid seda võtma, selle tekivad kõrvalnähud ja siis saab teise sulle veel otsa ravida panna, et sa nende kõrvalnähtude ees pärast saaksid ravida ennast. Ja siis järgmine ja järgmine ja siis nagu öeldakse kogu aeg raha inimestelt välja pumbata. Ja see on tegelikult karm ja see on reaalsus. Nüüd meil on kahjuks mitmeid selliseid tõsiseid viiteid. Nüüd ma ei saa öelda, et see on öeldakse lõplik 100% fakt, aga ma käin välja ühe vihje lihtsalt sulle. See on mõtlemisaineks, kuna mul ei ole kindlaid fakte. Näiteks üks asi nagu vähiravim. Väga paljud räägivad sellest, et see on tegelikult eksisteerib olemas. Ja paljud ravimifirmad hoiavad seda kinni lihtsalt, kuna see ei ole neile kasulik. Nüüd, olgu sellega, kuidas on, ma ei tea, ma ei saa seda lõpuni tõestada, aga nüüd see on tarkus tegelikult teada neid asju, et nagu sa ei pea pimesi tegema. Ja tema kannatas ka arstide all, mõtled tolle ajastu ja tolle vahendid ilmselgelt võis kannatada. Kahjuks need asjad vaete vahel ei ole 100% muutunud. Sa mõtlesin, mida sa pastor nüüd teed arstiteadust maha siin või? Järgi oma südant, ma ei ütelnud sulle, et jätta ravimid võtmata midagi taolist, see ei ole tark alati, aga selles mõttes jälgi oma südant, mida sa peaksid tegema ja mis sa ei peaks tegema ja mismoodi tegutsema. Amen. Mitte pimesi lihtsalt kõigele alla kirjutama alati. Okei. See siia vahele. Püha vaim on see, kes teab kõike paremini ja oskab asju määrata sinu jaoks, aga see nõuab sinu poolt seda vaimulikku küpsust, et sa tunned ka ära selle, mis on südames. Amen.
ja me oleme käinud läbi kogu sellest nimetatud koroona ajastust ja me oleme näinud, kuidas selle ümber on tohutu palju olnud valtsikust, pettust ja igasuguseid asju. Ja ma ei hakka sinna teemasse minema, aga see on lihtsalt tarkus selles mõttes järgida oma südant ja igaüks peab teadma, mismoodi tegutsema, mismoodi ta ei pea tegutsema. Amen. Okei. Nüüd läheb meil edasi selle looga, ta ütleb, et ja see haigus oli läinud siis pahemaks, 27 salm. See oli kuulnud Jeesusest. See tähendab siis asesõnana kaasaegsemas keeles siis tema. Ja tuli rahva seas tema selja taha ja puudutas ta kuube. Sest ta mõtles. Mitmed tõlked lisavad siin selle sõna mõtles ja tõlgivad, see on huvitav sõna tegelikult, mis on mitmetähenduslik või selles mõttes sisaldab natuke enamat kui ainult mõtlemist. Ja minu arust 6 tõlge tõlgib ütles vist, eks ju. Nüüd, miks ta nii tõlgib, sest et tegelikult see tähendab nii ühte kui teist. Tegelikult, ja minu arust laiendatud tõlge tõlgib selles mõttes paremini, ütleb mõtles ja ütles korduvalt. See toob nagu selle asja paremini välja. Mida tegi? Ta mõtles ja ütles korduvalt. Ja ütleb niimoodi siis, kui ma aga puudutaksin tema riideid, saaksin ma terveks. Ja kohe kuivas tema verelätte ja tundis oma ihuvaevast terveks saanud olevat. Ka Jeesus tundis kohe iseenesest, et vägi temast oli väljunud, pöördus ümber rahva seas ja küsis, kes puudutas mu riideid. Ja tema jüngrid ütlesid temale, sa näed, et rahvas rõhub su peale ja küsid, kes puudutas mind. Ent ta vaatas ümber, et näha, kes seda oli teinud. Siis lõi naine kartma ning värises, sest et ta teadis, mis temal oli sündinud ja tuli ning heitis maha tema ette ja ütles temale kogu tõe. Aga ta ütles naisele, tütar, sinu usk on sind aidanud, mine rahuga ja ole terve oma vaevast. Nüüd, kas pole huvitav? Meil on selles loos kirjelduse sees üks salm, kus Jeesus räägib midagi sellele naisele. Ja ta rohkem tegelikult ei rääkinud temale otseselt midagi ju. Meil on kirjeldused kogu sellest loost ja mida see naine tegi ja mis iganes, aga see, mida nüüd Jeesus räägib sellele naisele. Mis sa arvad kogu selle loos, missugune osa on see kõige olulisem? Kas justkui Jeesuse sõnad ei peaks olema need kõige olulised? Sest ta rääkis seda, mida nägi isa ees tegemas, eks ju. Ja nüüd see, mis ta ütleb selle naisele, on väga oluline kogu selle loo juures ja võtab kõik selle kokku ja annab sihiku ja teadmise, miks see naine sai terveks. Ja mis see vastus on, kui me küsime, miks see naine sai terveks? Tütar, sinu usk on sind aidanud. Sõna aidanud või tõlkida ka, paljud tõlkid tõlkivad sind terveks teinud. Sinu usk on sind aidanud. Miks see naine sai terveks? Sellepärast, et tema uskus. Miks sina saad terveks? Sellepärast, et sina usud. Kas sina võid ka samamoodi terveks saada nagu see naine? Täpselt samamoodi võid saada. Ja sulle sünnib see sellepärast, et sina usud. Jällegi mul meeldib küsida selle sama loo juures seda klassikalist küsimust. Kes otsustas, et see naine saab terveks? Ja me näeme kuni selle loo lõpuni, kui Jeesus kuuleb seda lugu, mida naine räägib talle, kuidas ta sai terveks, ei olnud tema rääkinud veel midagi üldse sellest, et Jumal tahab terveks teha midagi taolist või ei, see naine oli juba terve. Ja me näeme, kuidas see naine otsustas ja määras selle, kas ta saab terveks ja miks ta saab terveks. Sina võid määrata, kas sa saad terveks. Ja see on jäme ots on sinu käes. Nüüd see peaks olema vapustav uudis meie jaoks. Mitte see, et nüüd mina pean midagi tegema. Ei, see ei ole midagi tohutu keerulist ja rasket, mida sult oodatakse tegelikult. Sul on võimalik, nagu öeldakse, see jäme ots enda kätte võtta ja asjal anda suund ja sihik, sest me näeme, see naine läheb ühte suunda, see on tema tervenemine ja ta saab selle. Ja sina võid vaja oma elus panna suuna, kui sa vajad tervenemist, ma panen selle suuna sihiku ja ma saan selle. Ja see sünnib minu jaoks. See sünnib minu jaoks. Ütelgu arstid, mis tahavad, ütke inimesed, mis tahavad, ütelgu kogemused, mis tahavad, ütelgu mis iganes pärilikud haigused, mis tahavad, mis iganes. See sünnib mulle, sest Jumal on ütelnud, et mulle sünnib see. Amen. Ja see peab olema meie sihikuks.
Vahest inimesed küsivad, no aga miks see siis veel ei ole sündinud? Ära tegele selle miksiga. See ei ole see kõige olulisem asi, mille ümber sa pead oma mõtteid keerutama. See on Jumala tahe ja see on Jumala plaan, pane oma sihik välja ja käi selles usus edasi. Amen. Et inimesed vahest esitavad igasuguseid keerulisi küsimusi, mida ei peagi üldse esitama. Ja mul ei ole sulle isegi vastuseid anda nendele asjadele alati. Sinu situatsioonil, sul ei ole vajagi tegelikult seda vastust. Sul on vaja lihtsalt seda, mida Jumala sõna on ütelnud. Nüüd, üks asi, mis me näeme, mis on usule väga omane, see on kaks asja, mis ma just tõin sellest samast sõnast välja, mida naise kohta on öelnud. Ta mõtles ja ütles korduvalt. Nüüd, mida ta mõtles ja ütles korduvalt? Ta oli kuulnud lugusid Jeesusest, mida me loeme siin praegu, lugusid Jeesusest. Ehk siis tegelikult see oli Jumala sõna. Tol hetkel ta ei olnud teksti kujul sedasi maha valmis kirjutatud, nagu meile on seda. Aga tänasel päeval, kui sina võtad selle sama loo ja loed seda, mõtiskled seda või kuulad kellegi teist jutlustamast, head jutlust midagi sellest, siis üks mõte veel siia vahele, kui ma ütlesin selle sõna head jutlust, mul lihtsalt tuli väga tugevalt südamesse. See on väga oluline, et me jälgime seda, millised jutlusi me kuulame. Sul ei ole vaja lihtsalt kristlikku jutlust kuulata. Sul ei ole vaja lihtsalt kristlikku raamatut lugeda. Ja see on nii kurb asi, et vahest mõned inimesed, ma olen olnud isegi inimeste, vahest me nimetame seda nii nimetatud surivoodiks, see ei ole head unistus tegelikult üldse. Mulle meeldis surivoodi juurde minna. Selles mõttes, et see on juba see, et kui inimene on valmistunud selle jaoks, et ta on minemas. Ei, see on hoopis tervenemise voodi. Miks mitte? Aga ma olen olnud selles situatsioonis inimeste nii-öelda haiglavoodi kõrval ja rääkides nendega, ma olen aru saanud sellest, nendesse on aastakümneid pandud mingid valesid arusaamasid, nad on kuulnud teatud jutlusi ja õpetusi sellest teemast ja nüüd nad on, nagu öeldakse, kuulnud vilksamisi midagi teistmoodi. Ja tahavad, nagu öeldakse, ja tal on võib-olla arsti poolt antud ainult võib-olla paar kuud võimala potentsiaalselt elamisvõimalus siin maa peal. Ja nüüd see asi pöörduks päeva pealt plaksti. Enamasti kahjuks ei pruugi nii toimuda. Miks pärast? Mitte see, et Jumal ei taha seda teha, vaid asjad on mõningad asjad, mis on ehitatud ja kus inimene on pannud oma elus suuna ja sihikus. Seda asjad, mida sa kuulad, mida sa enesesse paned, need panevad sinu elule suuna ja sihiku. Ja see on see, kuhu sa oled liikumas. Ja kui sa oled mingil hetkel võib-olla väga tõsises olukorras ja kui sinu ellu on pandud üks vale suund või vale sihik nende jutluste kaudu ja materjalide kaudu, mis sa oled kuulnud või lugenud, siis sa võid olla vales suunas liikumas ja meil ei õnnestu seda paati või laeva panna plaksti ühe hetkega teistpidi liikuma. Nüüd kiitus Jumalale, inimesed, kes on andnud oma elu Jumalale, lähevad taevasse, aga sageli see ei ole Jumala plaan, et nad nii vara läheksid sinna. Amen. Ja siis tark on alati jälgida, mida sa kuulad, mida sa loed. Mõned inimesed, nende kodus mis iganes riiulid ja asjad on täis kristlikku kirjandust ja seal on igasugust, mina nimetan seda üsna plangilt vahest igasugust pahna. Ja see võib olla kõlab ainult lihtsalt pahni, mis iganes. Vaete vahel see võib olla mõne inimese jaoks tegelikult see põhjus, miks ta sureb isegi noorelt. Sest ta on lugenud sükest kirjandust ja asju, mis on tegelikult pannud temasse uskmatust, ebakindlust, kahtlusi, kõhklusi, kartust ja mida iganes erinevaid muid asju. Sul ei ole vaja kõike kuulata, sul ei ole vaja kõike lugeda. Ja mitte see, et me ei pea pidama iseennast nagu paremaks teistes, see ei ole ka tark kunagi. Aga iva on selles, kui sa saad aru, et miski asi ei ole kooskõlas Jumala sõna printsiipidega, mis ei tekita sinus usku, mis ei ole sulle heaks, mis ei ole sulle ehitav. Jäta see lihtsalt kõrvale, sa ei pea hakkama seda inimest paika panema, sa ei pea teda kritiseerima, sa ei pea teda halvustama hakkama, sa ei pea tema kohta hakkama kõigile ütlema midagi, mis iganes. See ei ole meie ülesanne. Vahetevahel sa kuuled ka ühe või teise inimese elu ja ka jutlustaja kohta midagi, mingisugust asja või teist. Kas sa pead midagi selle kohta ütlema? Me ei pea, mitte midagi. Kui Jumal annab, võib paluda tema eest ja kõik. Sa ei pea andma hinnangut, sa ei pea hakkama kritiseerima, sa ei pea näpuga hakkama näitama, sa ei pea hakkama paika panema. Nüüd mina vahest pastorina pean mõnes situatsioonis tegelema võib-olla korrigeerimise või asjaga. Ma leidma selle õige tasakaalu selles mõttes, et ma ei tee seda. Sageli, meil on mõned juhtumid olnud, milleks mitte väga palju, kus ma olen pidanud
ütleme, võin seda siin kaamerasse ka öelda, keegi ei pea saladust seda teama, ütleme, öelnud, et meil on koosoleku lõpus veel üks asi, mis ma tahan rääkida, lülitame kaamerad välja, ülekande välja ja ma tahan selle asja korra lahti rääkida, et see asi ei ole õige või selline õpetus ei ole õige ja see, kuidas see puudutab konkreetselt meid ja me oleme võib-olla kokku sellega puutunud või inimesed on kokku sellega puutunud, siis me peame sellega vahest tegelema. Paulus ka tegeles sellega. Ta korrigeeris mõningaid asju, juhtis mõningatele vale asjadele tähelepanu ja nii-öelda sättis need asjad korda. Amen. Ja ma pean ka sellega vahest tegelema, aga sina, kui koguduse liige enamasti sellega ei pea tegelikult tegelema isegi. Kiitus Jumalale. Sul on palju lihtsam võib-olla. Sest see ei ole üldse mugav asi tegelikult alati niisuguste teravate teemadega tegeleda. Ja need on. Okei, nüüd me näeme siis see naine mõtles ja ütles korduvalt. Mõtles ja ütles korduvalt. Nüüd see on üks asi, mis sina peaksid enesesse kujundama, eriti kui sa oled sihtimas välja, ütleme mingit tervenemist. On mõningad asjad, mis Jumal annab sulle südamesse. Kas on need kirjakohad või on need tunnistused, mis ta annab sulle konkreetselt südamesse ja rääkida neid järjepidevalt välja. Amen. Mitte ainult 1 kord, mitte ainult 2 kord, mitte ainult 3 korda, mitte ainult 4 korda. Mitte ainult 1 kuu jooksul. Vaata vahel see võib olla kesta isegi võib-olla kas või aasta aega, kui vaja. Ja sa räägid seda tõde välja, sest et see on see, mis sihtis seda naist selle suunas. Ta ütles, et kui mina haaran tema kuuest kinni, siis ma saan terveks. Ja see oli see, kui tema suusõnad viisid teda sellesse kohta ja ta oli seal selles hetkes ja see vägi tuli ja läks tema ihusse. Amen. Ja tema usk sai sinna ehitatud. Amen. Ja sul on vaja ka teatud tõdesid välja rääkida, mitte ainult korraks, vaid uuesti ja uuesti ja uuesti ja uuesti, ilma et sa midagi tunned, ilma et sa midagi näed, ilma et sul füüsiline ihu isegi midagi muutunud, sa räägid seda, mis on Jumala sõna ütelnud sinu kohta, sa tunnistad, sest et sulle saab see, mis sa ütled. Sulle saab see, mis sa ütled. Amen. Ja sul on vaja seda rääkida, kas su emotsioonid seda ütlevad, kas su arst seda ütleb, kas su tuttavad seda ütlevad, et see on nii, aga sina ütled seda Jumala ees. Sa ei pea neid tunnistuse tingimata just inimestele enamasti rääkima, inimeste ees isegi sageli rääkima, sest et kõik ei pruugi neid mõista. Ma ütlen, sa oled imelikuks läinud ja sa ütled, sa oled terve, ma näen ju küll, vaata, mis sümptomid on, mis probleemid sul on ja võtavad ju seda ravimit ja mis iganes. Ära tunne ennast üldse halvasti. Rahulikult tee, mis on vaja teha, mis on vaja südames, aga räägi julgelt välja seda, mida Jumala sõna sinu kohta on ütelnud. Ja sulle saab see ja sinu laev liigub sellesse suunda ja ühel hetkel sa oled füüsiliselt ka selles samas kohas. Ja see haigus on sinu ihust kadunud ja need valud on kadunud, tänu Jumala. Ja need probleemid on kadunud ja inimesed, kes ütlesid, et see on võimatu, see on ravimatu haigus, see asi sai ravitud ja sest, et Jumala sõna teeb seda, milleks ta on läkitatud. Amen. Ja see on oluline, et sa hoiad seda siikut ja see naine hoidis oma suu selles suunas, kui ta tahtis, et ta tahab jõuda ja ta jõudis sinna. Ja Jeesus ütles, sinu usk on sind aidanud, sinu usk on sind terveks teinud ja sinu usk teeb sind täpselt samamoodi terveks. Räägi seda, mõtle seda, räägi seda, mõtle seda, ära loobu, ära löö käega, ei tööta, ei toimi, ei saa. Ei, ütle, see töötab, see toimib ja saab niimoodi küll ja ma kavatsen käia selles, mis Jumal on andnud mulle. Amen. Ja minu usk teeb mind terveks, samamoodi, see teeb sind ka terveks. Amen. Kiitus Jumalale. Niisiis, meil on vaja seda sama järeleandmatust, seda hoiakut, mis oli selle naisel. Nüüd mõtleme veel ühe asja siit korra läbi. Mis sa arvad, missuguses emotsionaalses seisus võib olla selline inimene, kes on 12 aastat olnud haige, kes on kogu oma, me võime aru saada, kogu oma vara kaotanud, nende arstide käe all nii-öelda kannatanud. Sageli inimesed, kui nad kannatavad ja me saame aru, me võime aimata tegelikult nende arstide valed valikud oli põhjustanud mõningaid tema haiguse sümptomite nii-öelda halvenemist isegi veel. Mis see tekitaks sinus? Pahandumist, võib-olla kibedust, võib-olla isegi vihkamist või hoolimatust ja mida iganes erinevaid asju. Nüüd ta kõigi nende asjadega pidi tegelema. Nüüd, kas me ütleme, et selline inimene on enesekindel inimene? Nüüd, see ei olnud tema enesekindlusesse või küsimus, et ta sai selle ime. See oli tema usk, mis teda aitas, mitte tema enesekindlus. Vahest ma inimesed ütlevad, sa oled süge enesekindel inimene oma jutuga ja no sellepärast see asi sünnib. See ei ole õige asi. Selle naine ei olnud enesekindel.
tema usk oli see, mis tõi talle selle tervenemise. Ja ka sinu enesekindlus ei too sulle tervenemist, vaid sulle toob sinu usk selle tervenemise. Amen. Lähme Markuse evangeeliumi 9. peatükki. Ma ei tea, kui palju ma neid lugusid jõuan läbi võtta siin. Ma arvan, et mitte kõiki, aga nendes kõigis lugudes sa näed seda sõna usk. Markus 9.14 ütleb, ja kui nad tulid jüngrite juurde, nägi ta palju rahvast nende ümber ja kirjatundjaid vaidlevat nendega. Ja kohe, kui rahva hulk teda nägi, kohkusid kõik ja jooksid temale vastu ning teretasid teda. Ja ta küsis nendelt, miks te vaidlete nendega? Siis vastas keegi rahva seast, õpetaja, ma tõin su juurde oma poja, kellel on keeletu vaim. Ja kus ta iganes tuleb tema kallale, kisub teda ja tema ajab vahtu ja kiristab hambaid ja kuivetub. Ja ma ütlesin su jüngritele, et nad ajaksid ta välja, kuid nad ei suutnud. Aga ema vastas neile ja ütles, sina uskmatu tõug, kui kaua ma pean olema teie juures, kui kaua ma pean teiega kannatama. Tooge ta minu juurde. Ja tõid tema juurde ja kohe, kui ta Jeesust nägi, raputas vaim teda ja ta hakkas maa peal, ta kukkus maa peale ja aeles ning ajas vahtu. Ja ta küsis temalt, tema isalt siis, kui kaua aega see on temal olnud. Tema vastas lapsest saadik. See on teda mitu puhku küll tulle, küll vette visanud, et teda hukata. Aga kui sa kuidagi võid, siis olgu sul meist hale meel ning aita meid. Aga Jeesus ütles temale, sa ütled, kui sa võid. Kõik on võimalik sellele, kes usub. Ja poisi isa hüüdis seda main ning ütles, ma usun, aita mu uskmatust. Aga nähes, et rahvast ikka rohkem kokku jooksis, sõites Jeesus rüvedat vaimu ning ütles temale, sina keeletu ja kurt vaim, ma käsin siin, mine temast välja ja ära tule enam tema sisse. Siis see kisendas ja raputas teda väga ja väljus. Ja poiss jäi otse kui surnuks, nõnda, et mitmes ütlesid, ta on surnud. Kuid Jeesus hakkas ta käest kinni ja tõstis ta üles ja ta tõusis püsti. Ja kui ta koju tuli, küsisid ta jüngrid temalt isepäinis, miks me ei võinud teda välja ajada. Tema ütles neile, see sugu ei või teisiti välja minna, kui vaid palvega. Nüüd lähme ühe fraasi juurde, mis on hästi oluline selle loo juures. See on 22 salmist. Tegelikult ma lähen 23 salmist. Tegelikult loeme ikka 22 kõigepealt. Ta ütleb, see on teda siis mitu puhku küll tulle, küll vette visanud ja teda hukata. Ja vaata, mis see mees ütleb. Aga kui sa kuidagi võid, siis olgu sul meist hale meel ning aita meid. Kas sa märkad, ta üritab siis selles situatsioonist vabanemise või kurjast vaimust, kurja vaimu väljavajamise loo, kogu selle asja lükata Jeesuse peale. Aga kui sa kuidagi võid, olgu sul see meist hale meel ning aita meid. Et see mõtleb, et no, see on ju väga alandlik ja väga kuidagi ju õige mõttelaad. Aga kas sa märkad, Jeesus adresseerib seda mõttelaadi? Miks pärast? Ma loen sulle näiteks lainut tõlge toob väga hästi selle 23. salmi, mida Jeesus ütles. Ütleb, ja Jeesus ütles, sa ütled mulle, kui sa suudad midagi teha, miks? Kõik on võimalik sellele, kes usub. See ongi seesama asi, millest ma olen rääkinud. Kuidas veritebine naine ka ütles, et kui mina puudutan Jeesuse kuube, siis mina saan terveks. Ta ei lükanud seda nagu, Jumal, kui sa saad midagi teha, kui sa saad mind aidata, no aita mind. Või ütleme ka jutlustaja peale isegi. See saame aru, nemad ei näinud Jeesust kui messiat. Nad nägid teda kui lihtsalt jutlustajat. Ja nad üritavad tema peale lükata, kui sina saad midagi teha, kui sina saad aidata. Aga tegelikult Jeesus lükkab selle palli, nagu öeldakse, nende peale tagasi, ütleb, kui sa suudad, siis miks? Ta ütleb, kõik on võimalik sellele, kes usub. Sest kui sina otsustad uskuda, siis sulle saab see, mida sa palud. See ei ole selles küsimus, jutlustaja, tee mind terveks, aita mind, palun tee midagi, ma tahan kuidagi abi saada. Ja meil võib olla inimeste vahest, me näeme isegi tegelikult teatud ahastus selles mehes.
Ta on nagu, aga ta saab ühele asjale pihta, sest et ta ütleb huvitav fraasi siin samas tegelikult 24 salm. Ma usun, aitame uskmatust. Me näeme, ta otsustab ka isegi selles situatsioonis uskuda. Ma usun. Mõni ütleb, et aga miks ta seda kurja vaimu lihtsalt siis välja jäänud? Meil on vaja, nagu öeldakse, ka oma usuga ja ka sellega juures ka omaga tahtega anda Jumalale vabadus tegutseda meie elus. Nüüd mõni ütleb, et no kas kurjade vaimude teema ja tervenemise teema need ei ole kaks eri asja. Ja need ei ole kaks eri asja. Sa näed, et on väga piiblis väga sageli käsi käes. Nüüd ma ei ütle seda, et iga haiguse taga on kuri vaim, aga me näeme, et need printsiibid on täpselt samad. Ja nüüd, kui ta annab selle käskluse, miks ta sai anda selle käskluse? Sest et see mees otsustas uskuda, et sellest on kasu, et see annab tulemuse. Sulle on kõik võimalik, kui sina otsustad uskuda. Kõik. Ilmselgelt saame aru, see jääb Jumala sõna konteksti või kooskõlas Jumala sõnaga, aga see on kõik võimalik. Seda võimalikkust ei pane paika ei arstid, ei inimeste kogemused, ei mitte miskit muud, sinu taustad või sinu harjumused või sinu sugulased või kes iganes. Mitte miski ei pane seda paika. Jumala sõna paneb selle paika ja sul on see võimalik. Amen. Ma tean, siin mitmed inimesed on usus sihtimas välja seda, et nad saavad uued hambad. Miks mitte? Mõni ütleb, see on kõlab kõrgelennuliselt. Kui sa otsustad selle usus välja sihtida, siis sulle see saab. Sest et me näeme piiblis, meil on ka näited isegi sellest, kus inimesed said tehniliselt võib öelda nagu uued jäsemed. Kuivanud käega mees sirutab oma käe ja selles mõttes, et see käsi ei olnud normaalne. Ja nüüd ta saab olema tegelikult mingid normaalne lihased, närvid, kõik asjad tekivad sinna peale. See tehniliselt on praktiliselt nagu uus käsi. Amen. Ja meil on ka, ütleme Kristuse ajaloos on tunnistusi ka sellest, kus ongi sõna otseses mõttes füüsiliselt uued jalad otsa kasvanud. Amen. Ja sul on võimalik täpselt samamoodi uskuda selliseid asju. Ja see on vaja inimesi, kes otsustavad seda tõsiselt uskuda, seal on kõik on võimalik sellele, kes usub. Ja see, mis sulle sünnib, ei ole mitte küsimus selles, mida Jumal tahab või mis Jumal soovib sulle elus teha, sest Jumal on juba oma tahte paika pannud. Nüüd see sõltub sellest, mida sina usud. Mida sina usud. Sulle, kes sa usud, on kõik võimalik. See on see, mida Jeesus ütleb ja ta lükkab selle palli selle mehe peale tagasi ja see mees võtab selle pallist kinni ja ütleb, et ma usun. Ma usun. Nüüd, kas temal oli suur usk selles kohas, meil Jeesus ei ütle, et ta oli suur usk olnud, aga kas ta sai oma ime? Ta sai oma ime ikkagi. Ta sai oma ime ikkagi. Kiitus Jumalale. Aamen. Lähme veel ühe loo juurde. Markus evangeeliumi 10. peatükis. Markuse 10:46. Ja tulid Jeerikosse. Ja kui ta Jeerikost välja läks ja tema jüngrid ja suur hulk rahvast, siis istus Timeuse poeg pime Bartimeus tee ääres ja kerjas. Nüüd piiblis on iga väike detail hästi oluline. Kas sa märkad, nad tulevad kõigepealt Jeerikosse. Nüüd me täpselt ei tea, mis nad seal Jeerikos tegid. Võimalik, et Jeesus kuulutas Jumala sõna seal, võib-olla nad kohtusid kellegi inimestega. Me ei tea, vähemalt ei ole kirjeldatud seda, eks ju. Nüüd nad on mingi aja seal selles linnas ja nad on läinud sellest mehest väga võimalik mööda. Kus kohas? Sest me näeme, et kui ta ütleb, Jeerikost välja läks, istus see mees. Järelikult loogiline, kuna ta oli pime ja nad sageli kerjasid seal tee ääres, nad olid enamuse kogu selle päevast seal sageli selle koha peal. Jeesus oli temast korra juba mööda läinud. Ja nüüd ta tuleb temast uuesti mööda. Nüüd mille poolest see teine mööda minemine erines sellest esimesest mööda minemisest? Kas sa vaatad, mis siin ütleb? 47 salm. Ja kui ta kuulis, et Jeesus Naatsaretlane on seal,
Nüüd me näeme seda, mis seal vahepeal pidi olema toimunud. Tema jaoks nüüd Jeesus natsaretlane tähendab midagi. Sisse minnes võib-olla veel ei tähendanud, aga nüüd välja tulles juba midagi see tähendab. Ja näeme seda, et seal on tervenemine. Tervenemine oli läinud temast mööda, nüüd ta tuleb tagasi, ma ei lase tal enam mööda minna. Ma ei lase selle tervenemise enesest enam mööda minna. Amen. Sest Jeesus on Jumala sõna. Amen. Ja ütleb ju, kui kuulis, et Jeesus Natsaretelt on seal, hakkas ta kisendama ja ütlema. Jeesus, Taaveti poeg, halasta minu peale. Ja paljud sõitlesid teda, et ta jääks vait, kui ta kisendas veel enam. Taaveti poeg, halasta minu peale. Ja Jeesus jäi seisma ja ütles, kutsuge ta siia. Ja nad kutsusid pimedat ja ütlesid temale, ole julge, tõuse üles, tema kutsub sind. Et tema viskas kuue seljast, tõusis püsti ja tuli Jeesuse juurde. Jeesus hakkas temaga rääkima ning ütles, mis sa tahad, et ma sulle teeksin? Ent pime ütles talle, rabu nii, et ma jälle näeksin. Jeesus ütles talle, mine, su usk on sind aidanud ja seda maid nägi ta jälle ja järgis teda teekonnal. Nüüd siin on päris palju huvitavaid detaile selles loos sees. Nüüd esimene asi me näeme, kui Jeesus hakkab minema temast mööda, ta ütleb, et ta hakkas kisendama. Nüüd mõni ütleb, et kuule, ma pole veel kisendanud, ma peaks ka kisendama hakkama, siis ma saan ka terveks. See on üks väga oluline, et kui me näeme inimeste käitumise põhjuseid, siis et me tabaksime ära selle asja sisust, mitte sellest välisest nii-öelda teost. Mõned inimesed ka õpivad kisendama. Ma tean, kunagi oli see hästi populaarne, olid palvekoosolekud lõppesid, siis inimesed läksid koju kõik ja üldse me palvetasime häält üldse pole. Nüüd, see ei ole see, mis sulle annab palve vastuse. Sa võid siis oma häälest ilma jääda kogu lugu. Nüüd on teatud situatsioonid tõesti võib-olla, kus sa väljendad ennast ja see on tõesti nagu sõna otseses mõttes kisendamine. Aga iva on selles, ta ei saanud terveks sellepärast, et ta kisendas. Jeesus ütles, miks ta sai terveks. Sinu usk on sind aidanud, eks ju, tegelikult mine su usk on sind aidanud. Me näeme, oma usu pärast sai ta terveks, mitte kisendamise pärast. Aga nüüd, miks ta kisendas, on see, et ta oli järele andmatu. Nüüd see järeleandmatus peab mingil kombel saama väljendatud. Selles situatsioonis oli see sama lausa kisendamine, ehk siis ma ei lase Jeesusel enesest mööda minna. Ma ei lase sellel võimalusel mööda minna, see on minu võimalus ja ma võtan selle. Ja me näeme, kuidas ta oli sellele pihta saanud, et jäme ots on tema käes. Mina võtan selle tervenemise. Mõni ütleb, et see kõlab ju väga jõulisena, sina võtad. Aga mida see tegi see pime Bartimus? Ta võttiski oma tervenemise. Tema pani Jeesuse rongkäigu, nimetame seda rongkäiguks, ja kogu selle seltskonna pani seisma. Miks pärast? Oma usu hüüuga. Amen. Sina paned ka Jumala jaoks, Jumala enda jaoks piltlikult seisma oma usu hüüuga. Amen. Tähendab seda, et tema peatub sinu jaoks, et sinule midagi teha, sest sina usud. Amen. Mitte ainult, et sina kisendad, vaid sina usud. Sina usud. Ja Jumala meeldib see. Mõni ütleb, et see kõlab ju niimoodi, et sina käsutad Jumalat ringi. Nüüd siis üks asi, me peame sellele pihta saama, siin on üks väga põhimõtteline erinevus. Me ei käsuta Jumalat ringi või ei käsuta, et Jumal peab seda tegema või teist tegema, vaid me usume seda, mida Jumal on öelnud, et ta teeb, et ta on oma sõna taga. Veritamine naine ei käsutanud Jumalat ringi, aga ta ütles, et kui mina puudutan Jeesuse kuube, siis mina saan terveks. Ja me näeme, et tema läks ja võttis selle. Amen. Miks pärast? Sest et Jeesus oli öelnud, et issanda vaim on minu peal, seepärast on ta mind võinud kuulutama vabaks saamist, mis teil seotuile ja nägemist pimedel laskma rõhutuid vabadusse. Jumala võidmine on tema peal. Jeesus oli seda öelnud ja nüüd sellest samast sõnast ta haaras kinni ja sellepärast ta võis öelda, et see sünnib. Ja kui sul on Jumala sõna, mis Jumal on ütelnud, siis see sulle sünnib ja sul on õigus öelda, et Jumal teeb seda, mis oma sõnas on öelnud. Amen. Ja sellega sa ei käsuta enam teda ringi, vaid sina hoopis tegelikult kuuletud tema sõnale ja pead teda ustavaks ja usaldusväärseks. Amen.
See on väga oluline mõista seda erinevust, vahest inimesed süüdistavad ka mind isegi võib-olla selles, kui ma usust õpetan sellise komba, sina käsutad Jumalat ringi, käsid, Jumal peab seda tegema. Jumal peab tegema seda, mis ta oma sõnas on öelnud ja ta teeb ka seda ja mina ei käsuta teda ringi. Ta on ise endale käsu andnud. Amen. Mina pean lihtsalt uskuma seda. Mina pean usaldama teda. Amen. Nüüd läheme tagasi, kisendab siin ja hüüab. Ja nüüd vaata üks huvitav asi, mis siin on üks väga oluline printsiip, kelle seoses tervenemisega ja just usuga. Nad ütlevad, 48 salm, paljud sõitsid teda, et ta jääks vait, kui ta kisendas veel enam. Taaveti poeg halasta minu peale. Ütleb, ja Jeesus jäi seisma ja ütles, kutsuge ta siia. Nüüd see on üks väga oluline printsiip, mis me peame sellest aru saama ja vaata vahel, isegi kui sa ise oled isegi teenimas haiged, ära ürita, nagu öeldakse inimestele, nagu öeldakse mett moka peale määrida või kõike kuidagi lihtsaks teha. Mõni ütlevad, et kas Jeesus ei ole siin natukene nagu kuidagi nahaalne või sobimatult käitumas selle pimeda mehega? Ta on kuskil seal eemal, kirjelduse järgi võid vaadata eri evangeeliumite variante ka sellest, ta on mingil määral temast eemal ja nüüd ta jääb seisma ja ta kuuleb seda kisendamist, järelikult ta on mingi distantsi peal see pime. Ja inimlik loomus teeks seda, kus sa oled pime, oi, ma tulen su juurde. Ei, ta ei tee mitte midagi sellist. Ta jääb seisma ja ütleb üks huvitav asja, kutsuge ta siia. Miks ta seda teeb? Sellepärast, et sinul on vaja oma usk käivitada. Teha midagi, mis on üle tavalise. Teha midagi, mis on tee seda, mida sa ennem ei saanud teha, on üks printsiip piiblis. Amen. Usus teha, usus liikuda kohta, kus kohas on see sinu, mitte vaata vahel isegi võib olla mõnen inimesele see põhjus, miks ta ei saa terveks, on just see sama, et pastor, tule mulle koju külla ja palu minu eest. Ja see ei pruugi olla kõige parem alati. Nüüd me näeme küll, Koobuse kirjas on ka viide sellest, et kutsuge enese juurde koguduse vanemad ja kui ta teeb seda usus, see vale. Aga iva on selles, et vahest mina enamasti ei tee niimoodi, et ma helistan kellegi inimesele, ma tean, ma olen kuulnud, et ta on kuskilt kellegi kaudu, mitte tema otsesõna kaudu, isegi, et tal on mingi probleem tervisega või midagi taolist, et ma helistan talle, kuule, kas ma võiksin tulla sinu eest paluma? Kui mul Jumal spetsiaalselt ei ütles, ma ei tee seda meelega. Miks pärast? Sest et see ei käivita tema usku. Tal on vaja ise tulla ja näidata initsiatiivi, helistada ja öelda, et kuule, pastor, kas sa tuleks mu eest paluma, ma usun, et ma saan terveks sellest, kui sa oled mu käe käed või midagi taolist. Vot see on see, mis töötab. Amen. Vahest mõni inimene, isegi koguduses on, ma ei tea, ma ütlen seda õnneks väga palju ei ole seda näha olnud, mõni inimesed on piisavalt juba küpsed, aga vahest mõned inimesed teevad sellist asja ikkagi. Neil on mingisugune probleem või mingi raske olukord või mis iganes, nad tulevad koguduses, nad on norus ninaga ja nad mossis ja kõik on kuidagi ja nad ootavad seda, et pastor märkaks seda ja tuleks küsima, kuidas sul on? Kas ma saaksin sind aidata? Kas ma saaksin sind toetada? Kas see paha ei oleks ja kas ei oleks hea inimest julgustada ja mis iganes? Kui Jumal spetsiaalselt juhib mind seda tegemas, ma teen seda, aga üldreeglina ma ei tee seda. Miks pärast? Tal on vaja oma usk käivitada, et tulla sellest välja. Võib-olla, kui ta on vaimulikult beebi või väga noor kristlane, väga loogiline, võib-olla me teeme seda. Aga kui ta on juba vaimulikult küps, ta peab olema see, kes tuleb ise. Pastor, tule palume selle asja eest. Jumalal on vägi ja Jumalal on potentsiaal see asi pöörata teiseks, see muuta see olukord. Ma ei pea istuma ahastuses ja depressioonis ja segaduses üksinda kuskil selle asja pärast. Sinul Jumal on lahendus minu jaoks. Palume selle asja eest koos. Amen. See peaks olema see, sest ta ütleb ka Koobuse kirjas ka, nemad kutsugu. Tähendab seda, et nad näidaku initsiatiivi, et nad tahavad abi saada. See sama mees pidi ka näitama initsiatiivi. Küsib, kuidas tuleb üks pime Jeesuse juurde. Ta pidi kas kasutama kellegi abi, kes teda talutas kohale, või siis ise kuidagi kobades või kuidas iganes kombel. Kas see oli ebamugav? Kas seda oli raske teha, aga miks pärast tal oli vaja seda teha, sellepärast, et ta teadis, seal on tema lahendus ja temal oli vaja liikuda oma ime juurde. Jeesus ei saanud seda tema eest teha. Jeesus ei saanud minna imega tema juurde, tema pidi minema ime juurde. Amen. Ja see on väga oluline see, et me saame sellele pihta, sellele printsiibile, et sa ei ootamas seda, nagu keegi tuleks, aitaks mind, keegi paluks minu ees, keegi julgustaks mind, keegi. Ma tean isegi kunagi keegi inimene
lahkus meil kogudusest ja siis tagantjärgi kuskilt tuli mingi jututu. Te koguduses ei ole, inimesed ei üldse ei armasta ja ei hooli üksteisest. Ja see oli sama just mentaliteet, kus ta ootas seda, et temal oli probleem ja tema lootis, et keegi tuleks seda teist ja kolmandat ütleks talle ja julgustaks teda ja mida iganes. Nüüd, ma ei taha sellega öelda, et sa ei peaks seda tegema. Amen. Kui Jumala vaim sind õhutab, astu ligi, räägi inimestega, suhtle, aga sa ei peaks ise olema sellise mentaliteediga käima mossis näoga ringi ja vaatama, et millal lõpuks keegi mind siis närkab, et ma olen ikka nii mossis ja nii jama kuidagi on mul see eluke. Ei, sina haara usus kinni, Jumal annab mulle lahenduse. Sina astu ligi kellegile, palume koos. Jumal on see, kes muudab selle olukorra. Amen. Ja sellel mehel oli vaja oma usk käivitada. Ja sul on ka vaja oma usk käivitada, kui sa tahad näha muutusi, kui sa tahad imet näha oma elus. Amen. Ja see mees käivitas oma usu. Ja mismoodi ta käivitas selle? See, et ta tuleb Jeesuse juurde, kuidas iganes, kas siis kuidagi käsi kaudu või kellegi abiga, aga ta tuleb kohale. Ja nüüd järgmine samm selle asja juures. See kõlab ka täiesti veidrana. Jeesus küsib tema käest, mida sa tahad, et ma sulle teeksin? Kui sina oleksid selles situatsioonis seal, kõndimas oma jüngritega justkui Jeesuse positsioonis ja kõndimas ja kuuled, keegi on kisendamas. Ja nüüd, võib-olla sa toled, kui ta kisendas, sa võib-olla täpselt ei saanud aru, mis see inimese probleem võiks olla või mis ta iganes on. Nüüd, kui sa ütled, et kutsugu ta minu juurde ja kui ta hakkab tulema, kuidas sa näed? Inimene tuleb kuidagi kas komberdades või on siis, ma ei tea, kas need tol ajal olid need pimeda kepid või taolistega või kellegi teise abiga tuleb. Sul on, nagu öeldakse, üsna selge kohe, mis selle inimesel viga on. On ju nii? Sa saad aru, ta on pime, ta ei näe, ta kuidagi talutatakse kohale. Ja nüüd ta jõuab sinuni ja sa küsib, mis sa tahad, et ma sulle teeksin. Miks ta küsib seda? Sellepärast, et sulle see sünnibki, mida sina tahad. See ei ole mitte see, mis on näha sinu probleemist. Jumal, kas sa ei näe, mul on nii raske. Jumal, kas sa ei tea, et mul on selline keeruline probleem. Jumal, kas sa ei tea. Jumal teab seda, aga mida sina tahad? Mida sina tahad? Mis sina tahad, et sinu elus sünniks? Mis sina tahad, et sinu elus toimuks? Mis sina tahad? Ma olen palunud isegi inimese eest, kes on ratastoolis ja ta sai terveks millest? Köhast. Sest et ta soovis, et tema eest palutakse või ta külmetusest saaks terveks. Nüüd, kas see oli vale? Ei, see ei olnud midagi vale. See oli tema soov, mis ta tahtis, me paluksime. Amen. Nüüd, iva ongi selles, et mida sina tahad. Mida sina tahad. Ja sulle sünnib see, mida sina tahad, kui sa otsustad uskuda. Ja siis ta ütleb, et ma jälle näeksin. Tema tahtis. Jumal ei pane sulle lihtsalt midagi sinu ellu. Ta isegi ei pane sundulislikult tervenemist. Amen. Ta ei sunni kedagi ka isegi päästetud saama. Amen. Kui on ka kuskil evangeelne kooslek ja sul on sõber kaasa võetud, et ta võiks päästetud saada, sa võid küll talle, kui altari kutse tehakse, öelda, et kas sa oled mõelnud, et sa võiksid Jeesuse võtta oma elu südamesse. Seda sa võid teha, aga ära kindlasti niimoodi tee. Kuule, nüüd lähme sinuga kindlasti sinna ette, sina pead minema sinna. Ei, ta peab ise otsustama. Ta peab ise otsustama. Ta peab ise otsustama see, tema tahab. Ja kui ütleb, et ma ei tea, ma praegu ei taha, see on tema valik. See on tema vabadus. Sa võid edasi paluda tema eest ja kutsuda järgmine kord uuesti, miks mitte. Aga iva on selles, Jumal ei sunni sind mitte millekski. Ka isegi tervenemiseks ei sunni. Ta küsib su käest, mida sina tahad. Mida sina tahad. Ja kui ta ütleb välja, et ma jälle näeksin, siis Jeesus ütleb talle, mine. Kas pole huvitav? Jeesusele on üks tervendav sõna, mis kordub mõnes loos. See on mine. Tervendav sõna on mine. Mine. Su usk on sind aidanud. Ja seda maid nägi ta jälle ja järgis seda teekonnad. Nüüd selles situatsioonis me näeme kohest hetkest tervenemist. Selles mõttes, et see on nii-öelda ka kohe nähtav selles mõttes. Meil oli eelmistes lugudes ka kohesed ja hetkelised tervenemised, aga me näeme siin just, see oli nähtav, ta nägi midagi. Amen. Pane edasi veel, vaata, mis on üks oluline asi ka. Seda maid nägi ta jälle ja järgis teda teekonnal. Nüüd siin on üks oluline asi ka. Ma tahan seda igaks juhuks tuletada meelde. Vaata veel mõned inimesed, nagu öeldakse,
teevad tööd Jumala sõnaga ja uurivad Jumala sõna ja ehitavad oma usku ja sihivad välja selle tervenemise ja nii-öelda saavad tulemuse ja ühel hetkel nad on ka füüsiliselt täiesti terved. Ja siis pärast seda nad lasevad kõik selle nii-öelda kuidagi libisema ära. Näiteks veritõbisele naisele ka Jeesus ütles, mine ja ole terve oma vaevast. Nüüd see ei ole lihtsalt sõnade mäng, mis ta ütles. Mine ole, sina saad midagi teha selleks, et püsida, selleks, et olla terve. Siin ta ütleb ka, et ta järgis seda teekonnal. See on oluline, kellega sa läbi käid. Ma tean inimesi, kes on saanud mingisugusel imelisel tervenduskooslekul, on terveks saanud väga tõsisest haigusest ja on läinud võib-olla isegi sellesse kogudusse tagasi, kus olnud ja kus ei ole usutud isegi tervenemist. Ja ta on leidnud näiteks, ma tean ühte konkreetset juhtumit, mitte küll Eestis ei olnud see, aga kus inimene tõusis ratastoolist välja ja läks oma kogudusse tagasi, kus nad õpetasid seda, et tervenemine ei ole tänasel päeval ja see ei ole kõigi jaoks ja mis iganes. Ja ta maandus sinna ratastooli pärast tagasi. Ja ta suri ja ühel päeval lahkus ja ta oligi ikkagi ratastoolis kuni selle ajani. Kuigi ta oli vahepeal saanud terveks ja oli käinud täiesti oma jalgadega. Miks pärast? Ta läks valesse kohta tagasi. Ta läks valesse kohta tagasi. Meil on mitu lugu piiblis, ma ei hakka sul praegu neid välja tooma, aga kus Jeesus, üks situatsioon, kus ka inimene saab terveks ja ta ütleb talle, ära minegi enam sinna külasse. Ta ütleb, et lahku sellest seltskonnast. See ei ole see seltskond, mis peaks ehitama sinu usku. Nüüd ärme nagu suhtu inimestesse või eri kogudustesse sellepärast halvasti kuidagi. Ja Jumal teeb tööd väga paljudes eri kohtades, isegi kohtades ka, kus võib-olla ei usuta tervenemist või usutakse niimoodi jaopärast, kuidas iganes. Sellegi poolest, aga teatud situatsioonis on see inimeste jaoks väga oluline, et nad käivad õiges kohas, et saavad õigest kohast ammutada. Amen. Ja me näeme siin, ta jälgib, ehk ta saab, nagu öeldakse, seda toitu edasi, ta saab vaimulikult. Ja sul on ka samamoodi, kui sa oled saanud terveks teatud selle sama sõnaga, siis sul on vaja käia ja püsida tervena samamoodi. Ära, nagu öeldakse, siis heida neid tervenemiskirjakohti nurka või nii-öelda lõpeta koguduses regulaarselt käimist või mida iganes. Sest inimesed teevad seda. Nad saavad oma ime kätte, mis mul ikka nüüd vaja on. Mul see käes, ma lähen nüüd teen oma asja ja oma elu elan nii-öelda rahulikult, mis moodi iganes. See ei tohiks olla nii-öelda et sain nii-öelda eesmärgi kätte, vaid nüüd ma kavatsen sellest käia ja sellest püsida. Amen. Kiitus Jumalale. Mine. Halleluja. Kiitus Jumalale. Halleluja. Tänu su isa. Isa, ma tänan su sõna eest, mis on meile ehituseks ja sina tahad, isa, et me võiksime oma usu läbi käia tervises. See on iga ühe meie jaoks. Isa, palun eriti inimeste eest, kes on praegusel hetkel, nagu öeldakse, usus seismas mingisuguse tervenemise suhtes oma ihus. Isa, see on sinu tahe, et nad võiksid usu läbi käia täies tervenemises. On see ükskõik nii-öelda piltlikult suurem haigus või väiksem asi, siis sellegi poolest, isa, see on sinu tahe, et nad võiksid elada tervena, täiesti tervena. Ja isa, sinu sõna on ütelnud, et sinu antud usk, nende oma usk teeb neid terveks. Ja see on sinu tahe, et nad võiksid käia täies tervises. Ja nad oleks vaevatud ühegi haiguse, ühegi valu, ühegi probleemi poolt. See on isa sinu tahe, et igaüks meist võiks püsina tervena, käia tervises. Tänu sulle, isa. See on sinu tahe ja see on sinu plaan meie kõigi jaoks. Tänu sulle, isa. Tänu sulle, isa. Ja isa, et sinu sõna on meile antud ja sinu sõna ütleb väga selgelt, et Jeesuse haavade vermete läbi on meile tervis tulnud. Ja sinu sõna, isa, ütleb, et ta läkitas oma sõna ja parandas nad. Isa, ma tänan, et see sõna, mis ma täna olen välja rääkinud, see on läkitatud välja ja see toob paranemist. See toob tervenemist. Tänu sulle, isa, et su sõna on läinud inimeste südametesse ja see toob tervenemist. Tänu sulle, isa. Tänu sulle, isa. Halleluuja. Kiitus su, isa. Halleluuja. Tänu sulle, isa. Kiitus su, isa. Halleluuja. Ma isegi ei oska praegu öelda, ma hoian selle koha peal oma kätt lihtsalt. Selles piirkonnas mingid laadi probleemid, see võib olla kopsud, see võib olla isegi need, mis iganes roided, mis iganes, see võib olla erinevad asjad, kui midagi siin on korrast ära umbes sellise piirkonna koha peal, siis läbi ihu vaadates. Jumala vägi on sinu jaoks, et see korda seada. Halleluuja, halleluuja. Kiitus Jumalale. Igaks juhuks kellegi meesterahva selja taha. Halleluuja. Jeesuse nimel. Jeesu nimel.
halleluuja, Jeesuse nimel. Halleluuja, 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 Jeesuse nimel, Jeesuse nimel, Jeesuse nimel, halleluuja, kiitus Isa, halleluuja, 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 kiitus Isa. Tervendusvõidmine, ulata oma käed ette, tervendusvõidmine, see saab ühel uuel tasemel ja määral sinu kaudu toimimas. Ja ka vaimuannid, alistu sellele, mis Jumala vaim annab su südamesse ja sa saad nägema, kuidas see võidmine saab voolama sinu kaudu teiste jaoks. Jeesuse nimel, Jeesuse nimel, halleluuja, kiitus Isa, halleluuja, kiitus Isa, halleluuja. Õlavalud, just rohkem isegi õlaliigeste valud. Jumala vägi on sinu jaoks, et see asi korda seada. See võib olla mõlemas õlas, see võib olla ainult ühes õlas. Jumala vägi on sinu jaoks, tule julgelt ette, haara kinni. Halleluuja. Alati ka, kui keegi siin koha peal ei ole, siis ma palun ka nende eest, kes on vaatamas, kes koha peal on tulnud. Halleluuja. Halleluuja. Seisa korras läbi, pane käed vabalt ette. Ma olen sageli inimesi teeninud sedasi just natuke eemale, millimeetri paar. Jeesuse nimel, käsi õigesse pikkusesse, käsi kasva. Jeesuse nimel. Nii. Teine käsi ka, Jeesuse nimel õigesse pikkusesse. Kiitus Jumala. Kiitus Jumala. Jeesuse nimel ma käsin kõigil närvidel, lihastel, luudel, liigestel normaalselt funktsioneerida. Jeesuse nimel. Halleluuja. Tänu su Isa. Halleluuja. Pane see kaamera võib-olla peale, kes seal iganes puldi taga on. Sina oled äkki. Halleluuja. Ma tahan paluda praegu nende eest, kes on vaatamas seda, kas ülekannet või pärast ka koosolekut. Isa, ma tänan sinu tervendav vägi läheb nende hiusse ja Jeesuse nimel ma käsin nende inimeste õlgadel hakata normaalselt funktsioneerima. Kõik õlaliigestel normaalselt funktsioneerima. Jeesuse nimel käed, mis on võib-olla oma pikkuselt ei ole õiges kohas. Jeesuse nimel ma käsin nihkuga õigesse asendisse, kui kajaga isegi ei kasvaga õigesse asendisse. Jeesuse nimel, Isa, ma tänan sinu tervendav vägi seab nende õlad korda. Tänu su Isa. Halleluuja, halleluuja, halleluuja. Halleluuja, kiitus Isa. Seljaprobleemid, see osalt ka võib-olla ülalt alla, aga kuni isegi siia, kas või siia taha selja alumisse ossa ka mingid seljaprobleemid. Kas valud või midagi paigast ära lausa või mis iganes. Jumala vägi on sinu jaoks, et terveks saada. Kas seljavalud, seljaprobleemid, mis iganes. Halleluuja. Kas sa annaks selle tooli ja pane see sedapidi siia. Enamus juba teavad, mismoodi ma sageli teenin. Istu siia peale. Kus piirkonnas rohkem on seal juba? Toetu alt hästi selgelt, konkreetselt. Tõstan ise su jalad, sa ei päiseid tõstma. Ega valus ei ole? Ei ole. Kui ma siit vaatan, ma ei tea, kas sa ise näed ka, siin on see jalg on teisest mingi peaaegu sentimeetri jagu või natuke rohkem, isegi lühem. Jeesuse nimel. Jalg õigesse asendisse, selgroog õigesse asendisse, jalg kasva, Jeesuse nimel. Tuli päris kiiresti kohe, ma ei tea, kui sa tundsid ise ka, kiitus Jumala. Tõuse üles, tee nüüd seda, mis oli valus teha või mis oli raske teha. Parem, läheb veel paremaks, kiitus Jumalale. Amen. Kiitus Jumalale. Halleluuja. Nüüd sageli need vaimuannid on ka just selle jaoks, et sind õhutada, kui sa vajad mis iganes konkreetse asja jaoks tervenemist, see on sinu oma. See on sinu oma. See on sinu oma. See on sinu oma, see kuulub sulle. Halleluuja. Tänu su Isa. Isa, ma tänan sind, et su sõna on meile antud ja Isa, ma tänan sind ka vaimuandide eest, mis on selle jaoks, et kogudust ehitada. Tänu sulle, Isa, et sa head tööd sa vormid ja kujundad. Tänu sulle, Isa. Ja Isa, ma tänan sind usu eest, mis kasvab
ja igaühel on usk ja ma tänan sind, see usk kasvab ja see muutub aina tugevamaks ja tugevamaks. Tänu sulle, Isa, Jeesuse nimel. Amen ja amen. Amen, kiitus Jumalale. Jumal on hea ja tema heldus kestab igavesti. Aga me veel ei lõpeta täna koosolekut.